Mu väike vend tuli just siia ja üritas mu ema bussitada. See lugu algab hirmutava 911 kõnega. Tal oli mõõk ja ema üritas sellest kinni haarata. Politsei leiab kahtlusaluse. Annan sulle lihtsaid juhiseid. Aja jalad laiali. Ja nad õpivad tundma sarimõrvari luulusid. Mina olen Angeta Levi ja see on Crime Fix. On olemas mõned 911 kõned, mis võivad isegi kõige kogenumat häirekeskuse dispetšerit kahtlema panna. Võib-olla nad mõtlevad, kas ma kuulsin seda õigesti. Ma arvan, et see, mida ma teile ette mängin, võib olla üks neist. See juhtum viid meid Delaware'i Ohiosse, umbes 30 miili Columbusest põhja poole, mis on osariigi pealinn. See oli 2025. aasta 14. aprillil, kui mees helistas 911, sest tema ema oli ohus. Teda oli bussitatud, aga mitte noaga, vaid mõõgaga. Mis see toimub? Mu väike vend tuli siia ja üritas mu ema bussitada. Ta lõikas ema kätt väga hullusti. Ta veritseb igal pool ja ta lahkus, ta suundus Pennsylvania Avenue poole. Okei, kas ta on sõidukis või liigub jalgsi? Ei, ta liigub jalgsi, tal on hall kapuutsiga pusa seljas. Okei, ja ta bussitas su ema kätte? Tal oli mõõk, mis ta nimi on, ja ta üritas sellest kinni haarata. Ta üritas seda kõhtu bussitada. Tema nimi on Kristjan, aga ta veritseb, nii et ma arvan, et ta vajab kiirabi. Ja... Ma saatsin meditsiinitöötajad juba teele ja saadan ka politseinikud sinna. Mis su väikese venna nimi on? Tema nimi on Kristjan. Christian Miss? Christian Prothero. Delaware'i politseinikud hüppasid oma patrullautodesse ja kihutasid sündmuskohale. See on tõesti hirmutav väljakutse. Kõnekeskuse töötaja jätkas vestlust Christian Prothero vennaga, kes muretseb oma ema pärast. Kas tal on ikka veel mõõk kaasas? Ei. Kas see on teie juures kodus? Jah, see on mul olemas. Mida Kristjan kannab seljas? Tal on hall kapuutsiga pusa seljas ja tal on seljakott. Mis värvi on seljakott? Ma ei ole kindel, see juhtus nii kiiresti. Jah, ma saan aru. Kas sa tead, mida ta veel kandis? Tundub, et dressipüksid. Ma näen teda ikka veel, ta kõnnib praegu, nii et kui nad kiiresti kohale jõuavad. Ma tegelikult ei taha teda järitada, aga ma mõtlen, sa pead. Ja ma olen juba abi sinna poole saatnud mees. Need küsimused ei viivita teda. Ma pean tema kohta infot saama. Mis värvi dressipükse ta kannab? Ma ei tea, ma arvan, et need on ilmselt ka hallid. Okei, kas sa näed teda ikka veel? Jah, ta on küll tänava poole. Ma näen alla ja siis nad lähevad mööda seina alla. Ma proovin vaadata, kuhu ta läheb. Ma olen telefonis. Kui vanal ta on? Ta on 28, tema pöial on tuim. Mul on abi teel, nad jõuavad sinna nii kiiresti kui võimalik, need küsimused ei viidita midagi. See on tõesti halb, tema käsi on väga halvas seisus. Pane lihtsalt puhas, kuiv riie või reetik peale ja suru seda. Tal on üks ka teised käel, eks? Täiuslik. Ja ära seda mingil hetkel eemalda. Kui sa saab märjad, lisa lihtsalt rohkem riiet peale, aga ära tõsta seda ülesse ega vaata haava. Olgu. Ära vaata seda. Hoia riie peal. Me tahame proovida, et see aitaks vere süüdimis. Ära tõmba riiet ära, isegi kui olukord on halb. Kas sa näed teda veel? Ei, ta läks tänava lõppu. Ma ei tea, kas ta läks territooriumile või pööras paremale või vasakule. Okei, sa ei ole kindel, kuhu ta tänava lõpus läks? Ei, ma ei ole kindel. Kas ta elab teie juures või kus ta peatub? Ei, ta elab, ma ei ole kindel, ta on muide skisofreenik, ma oleksin pidanud sulle seda ütlema. Aga kas ta käib igale poole jalgsi või kuidas ta teie juurde jõudis? Mul pole aimugi, võib-olla ta kõndis siia, ma ei tea, aga tal oli mõõk, nii et võiks arvata, et keegi oleks tema seljakotis mõõka märganud, ma ei tea. Kuidas temal läheb? Ma ei tea, ta on siin, ma arvan, et kuulen kiirabi. Jah, mul on üks politseinik, kes jõuaks sinu juurde ja kiirabi peaks ka kohe sinu juurde jõudma. Nagu ma ütlesin, abi on tema juurde teel, et ta käsi ravida. Mehed lähevad sinu venda otsima. Kas tal on selles piirkonnas sõpru või kedagi, kelle juba läbi käib? Keda sa tead? Kas mõni selline koht või inimene on sinu lähedal? Ma kahtlen selles ausalt öeldes. Kui sa näed, peaks politseinik kohe maja ette jõudma? Jah, ma näen teda. Olgu, ma katkestan nüüd kõne. Minu nimi on Daniel, ma räägin praegu dispetšeriga telefonis. Selle torkega sind ei tapetud? Jah, ma lähen toon ta ootukorraks. Ma mõtlen, ta vajab kiirabi, eks? Jah, okei. Tema käsi on tõsiselt vivastatud.
Politsei ja kiirabi jõudsid koju mõne minutiga, kuid neil oli vaja leida ka Christian Prothero. See ei ole see tüüp. Me ei tea, kes see oli. Christiani vend ütles dispetšeritele, et ta saabus oma ema koju mõõgaga relvastatult ja tal on skisofreenia. Nad leiavad Christiani. Seal ta on. Hei, tundub, et ta on maas. Kas see polnud tema? Kas saad üle vaadata? Ta on 21 aastane. Ma tegelen sellega. Ta on lihtsalt... Kusagil seal taga. Nii, seal see on. Võib olla see rada. Telefoni teel saadud teade asetäitjal on meie kahtlusalune vahi all. Ta on praegu vahi all. Jaa. Korras 331 124. Kas said aru, et kahtlusalune on vahi all asetäitja number 29 poolt? Ma lähen jaoskonda ja võtan asja üle. Jah. Kuule mees, ma annan sulle lihtsaid juhiseid. Aja jalad laiali. Pane käed maha. Eralda teda, mitte ära too. Mida sa teed? Millest sa räägid? See tähendab auto käivitamist. Mul ei ole midagi kaasas, mul ei ole oma isikut tõendavat dokumenti. Ma olen kõik kaotanud. Me varastasime kõik. Sellepärast ongi halb päev. Ma ei mäleta isegi oma päris nime, sest keegi varastas mu isikut tõendava dokumendi. Võta mu kott, võta palun. Siin. Tuhat 429 kontrolli. Hästi, äge sinna paigale. Seal ta on 01. Ma on praegu sees. See... Ta on seekord sees. Kes iganes selle ühe autoga on, võtke 17 ja imandage mind G pealt koodi 8+ jaoks. Üks 138, üks auto registreerub, ma olen läheduses. 11, 2, 4, 33, kas oleme valmis minema neid kontrollima juhuks, kui neil on vaja farmivad trahvi? Pole tänuväärt. Stormy, I'll take it. Sa teadsid, et keegi sai rajal mida?
Ma ei tea, mis ta üldse kaasa teeb, nii et ta on ainus, kes ise viga saab. Nagu näeme, on Christian Prothero vahi alla võetud, kuid politsei juhtumiaruanne kirjeldab olukorda, mille politseinikud leidsid, kui nad Protherode koju saabusid. Aruandes öeldakse, et Daniel läks ja tõi oma ema, kes oli endiselt majas. Ta ütles, et emaga on halvasti. Ema tuli välja, hoides rätikut ümber oma parema käe. Rätikul oli värske veri. Ma nägin tema paremal käel mitmeid lõikehaavu. Ma märkasin ka verd väljas, esiukse ees betoonil. Daniel ja tema ema ütlesid, et Christianil oli mõõk ja ta suunas selle emale, et teda pussitada. Nad olid köögis ja kui Daniel ja tema ema nägid Christianit, tuli ta mõõgaga ema poole. Daniel ütles, et haaras Christiani kätel kinni, et takistada tal ema pussitamast. Daniel ütles, et tema ema haaras mõõgast kinni ja ta arvab, et just siis sai ema viga. Daniel ütles, et ta arvas, et Christian üritas tema ema tappa ja tegi seda meelega. Daniel ütles, et kui ta üritas Christianit peatada, sattus Christian tema selja taha ja pani käed Danieli kaela ümber. Daniel ütles, et Christian kägistas teda. Ma märkasin tema kaela ümber punetust. Ma tegin tema emast fotosid enne, kui meedikud hakkasid teda ravima. Video 533. minutil ütles tema ema, et Christian üritas teda rindu pussitada, kuid ta haaras mõõgast kinni. Nad ütlesid, et Christianil on olnud vaimse tervise probleeme. See, mida Christiani vanem vend ja ema kirjeldasid, on raske mõista. Keegi, keda sa armastad ja kes sinu arvates armastab sind, ründab sind ning sa pead enda kaitsmiseks võitlema. Varsti kuulete, mis võis Christiani peas toimuda, kui politsei ja tema pere sõnul ta oma ema ründas. Politsei raportis kirjeldatakse, kuidas ohvitserid mõõga leidsid. 9:20 minuti pealt sisenesime koos ohvitser Whitakeriga majja, et see läbi kontrollida. Ma hüüdsin väga valjult, kes ma olen ja et kõik, kes siin on, peavad endast märku andma. Ma tegin seda mitu korda enne, kui me sisenesime. Vastust ei tulnud. Koos ohvitser Whitakeriga kontrollisime maja seespoolt üle. Ma leidsin mõõga, mis oli kasutatud, kuivati juurest. Ma ei puudutanud seda, kuid märkasin käepidemel verd. Ma märkasin ka verd põrandal kogu maja ulatuses. Pärast maja ülevaatamist läksime koos ohvitser Whitakeriga uuesti välja. Seejärel kontrollisime eraldiseisvat garaaži. Ema oli juba meedikutega lahkunud. Daniel oli endiselt kohal. Captain Jason Flynn oli sündmuskohal ja valvas esijust. Oli aeg koguda rünnaku kohta teavet uurimise jaoks. Ohvitser kirjutas üles, mis tema kehakaamerasse salvestati. 18:24 ajal ütles Daniel mulle, et Christian üritas teda tüli käigus kägistada. Ta selgitas, mis juhtus, kui Christian sisse tuli. Nad ei oodanud teda ja ta ei ela selles kohas. Ta mainis, et Christian ründas teda mõõgaga. Ta mainis ka, et Christian ähvardas teda ning kui ta politseisse helistab, tapab ta ära. Daniel ütles, et Christian põeb skisofreeniat ja tema seisund on halvenenud. 22 minuti 27 sekundil läksid ohvitser Whitaker, mina ja Daniel tagasi majja. Ta ütles meile, kus see köögis juhtus, kuid me ei läinud kööki. Politsei kogutav teave on väga oluline ja nad koguvad seda kohe pärast väidetavat rünnakut, nii et üksikasjad on värsked. Politsei kirjutab järgmistest küsimustest, mida nad Danielilt küsisid. P-meals, et see kõik on videos, mida pole veel avalikustatud. Üks politseinik kirjutas. 24. minutil selgitas Daniel uuesti, mis juhtus. Ma küsisin Danielit, kas ta arvas, et Christian üritas tema ema tappa. Daniel ütles, kui sa tormad kellegi poole mõõgaga. Ta kirjeldas Christianit kui täiesti endast väljas olevat. Daniel ütles ka, et võib-olla Christian lihtsalt üritas teda hirmutada. Ma küsisin Danielilt, kas Christian ütles midagi sellist, et ta tahab ema tappa. Daniel ütles, et ta ei öelnud midagi sellist. Hiljem ütles Daniel mulle, et ta arvas, et Christian ütles midagi päikesest ja kuust, enne kui ta ema poole tormas. Daniel on juba maininud politseinikele ja 911 dispetšerile, et tema vennal on olnud tõsiseid vaimse tervise probleeme. Kuid siis intervjueeritakse Christiani ema haiglas ja see, mida ta ütleb, tekitab tema vaimse tervise pärast veelgi rohkem muret. Politseinik kirjutas, ma palusin emal selgitada, mis juhtus.
Ta ütles, et viimase 3 päeva jooksul on tema noorim poeg, Christian Prothero, väitnud, et tema teine poeg, Daniel, on sarimõrvar John Wayne Gacy reinkarnatsioon, mis on osa sellest uskumusest. Ta ütles, et Christian oli ähvardanud Danielit tappa. Ta selgitas, et Christianil on diagnoositud skisofreenia ning tal on pikk vaimse tervise probleemide ajalugu ja ta tegi sageli ähvardusi tema ja Danieli vastu. Ema jätkas, et nad kolmekesi elasid varem koos, kuni Christiani käitumine muutus liiga raskesti talutavaks ja nad korraldasid talle elamise kusagil mujal. Delmore Dwellingsi kaudu, mis on mittetulundusühing ja pakub toetavat eluaset inimestele, kellel on püsiv raske vaimuhaigus. Nii rääkis Christiani ema politseile, et Christian oli väitnud, et Daniel on John Wayne Gacy, kurikuulsa Chicago äärelinnade sarimõrvari reinkarnatsioon, kes sihtis 70-ndatel noori mehi. Gacy riietus heategevusüritustel klouniks, kuid Gacy polnud sugugi naljakas. Ta oli koletis, kes meelitas noori poisse ja mehi oma koju, et neid vägistada ja tappa. 29 mehe surnukehad leiti maetuna tema maja all asuvas roomamisruumis ja maja lähedal. Nii et mõelda, et su vend on Gacy reinkarnatsioon, see pole kompliment. Tõeliselt hirmutav asi. Christiani ema kirjeldas, mis sel päeval juhtus. Politseinik kirjutas. Täna pärastlõunal ütles ema, et tema ja Daniel olid köögis, kui Christian jooksis majja nagu õudusfilmis, hoides käes mõõka. Ta meenutas, et Christian ütles midagi sellist nagu see ongi kõik või te olete mõlemad surnud, enne kui ta neile kallale läks. Ta ütles, et Christian hakkas neile mõõgaga torkama, enne kui ta instinktiivselt haaras mõõgaterast kinni ja karjus, enne kui Christian majast jalgsi põgenes. Ta märkis, et Christian oleks tõenäoliselt Danieli tapnud, kui tema poleks juhtumi ajal kohal olnud. Ma tegin emast ja tema vigastustest fotosid ning palusin tal täita kirjaliku ütluse. Ta allkirjastas ka oma kirjaliku nõusoleku juhtumiga seotud meditsiiniandmete avaldamiseks. Nagu te varem nägite, võtsid politseinikud Christian Prothero vahi alla, aga arvake ära, kust nad ta leidsid. Kui politsei kõne sai, tuli see golfiväljakult. Christian oli seal ja helistaja ütles, et ta käitus maniakaalselt. Nii et nad sõitsid otse golfiautode juurde, et ta arreteerida. Siin on ülejäänud kehakaamera salvestis arreteerimisest. Noh, see oli korraks päris lõbus. Jah. Ma alustasin... Ma lasin teisel mehel välja tulla. Ma ei tea. Ma ei tea. Ta ütles, et ainult tema sai vigastada. Ei tea. Trey, kus su telefon on? Ta on siin. He didn't get to work. Ta on kurb. Mina! Ei tea. Ta ei taha, et see koer teda siin taga hammustaks. Kas sa läksid otsima kedagi, et need golfimängijad kätte saada? Nemad on need, kes eristavad teile. See on see, mida me saame. kuulda ka. Ma arvan, et me jõuame nii kaugele Bushia. Võib-olla nägi 911 seda meest. 5 minutit tagasi olin ma jalutajas. Me kõik olime siin. Christian Prothero arreteeriti ja talle esitati süüdistus ühes raske kallaletungi ja ühes raskendatud sissemurdmise süüdistuses. Tema kohtuprotsess määrati 2026 aasta veebruarisse, kuid see kuupäev tühistati, sest Christian Prothero tunnistas end süüdi raskes kallaletungis, kuna ründas oma ema mõõgaga. Kohtuprotsessi polnud vaja. See juhtum oli kindel võit. Kohtunik mõistis Christian Prothero 2–3 aasta pikkuse vangistuse. Talle arvestati 303 päeva, mille ta oli juba maakonna vanglas veetnud. Prothero on võimalik vabaneda 2027 aasta aprillis. Ja sellega ongi selleks korraks kõik. Saates Crime Fix. Mina olen Anieta Levi. Suur tänu, et olite minuga. Pidage meeles, et saate meid alati vaadata YouTube'is. Samuti saate meid vaadata ja kuulata Spotify's, nii et leidke meid sealt. Kohtume siin jälle järgmisel korral.